kasutan siis võimalust korra rääkida ja update ida, et mis toimub, kuni ma siin autos praegu järjekorras ootan. Mootor küll veits müriseb, aga ma usun, et on kuulda küll. Ma käisin siis neljapäeval verd andmas Synlabis ja tulemus HCG väärtus oli siis 33. Ma alguses olin nagu veits mures, et ma tean, et see 33 ei ole üldse mingi halb number, et tegelikult ei ole ju üldse vahet, mis see number on, nii kaua kuni ta tõuseb ja läheb kõrgemaks. Ja kuna ma laupäeval ei tahtnud minna, siis tegelikult saab laupäeval Synlabis verd anda küll, aga tulemused tulevad niikuinii alles esmaspäeval, et isegi kui anda laupäeval verd, siis peab ootama. Siis ma mõtlesin, et ma ei anna laupäeval, ma annangi hoopis esmaspäeval, et igal juhul ma saan tulemused varasemalt esmaspäeval, et ma annan siis esmaspäeval. Nii et selleks hetkeks oli möödas siis 48 tundi pluss uuesti 48 tundi. Seega ma arvutasin, lihtne mata, et kui neljapäeval oli HCG 33, siis ta peaks iga 48 tunni tagant kahekordistuma umbes. Et siis laupäevaks oleks ta pidanud olema minimaalselt, siis me räägime 66 ja esmaspäevaks minimaalselt 132 ja täna on siis esmaspäev, käisin täna Synlabis ja HCG siis pidi olema vähemalt 132 ja ma just sain tunnike tagasi HCG vastuse ja HCG on 240, mis on väga hea. Ma saan korraks natuke kergemalt hingata, sest et ta tõusis nagu rohkem kui kahekordselt, mis iseenesest on nagu hea märk. Aga samas ei tähenda ka nagu kohe seda, et me oleme nüüd nagu ohutsoonist nii-öelda väljas, et kõik on korras. Et kui ma võrdlen jällegi, ma tean, et kõik rasedused on erinevad, aga kui ma võrdlen praegu seda rasedust Bailey ja Luna rasedustega, siis Bailey ja Luna raseduste ajal mu HCG väärtused lihtsalt nagu skyrocketisid taevasse. Nii et sisuliselt teate neid Clear Blue rasedusteste, mis näitavad neid nädalaid, et 1-2, 2-3 ja 3+. Et siis Lunaga näiteks näitas ta juba 3+, äkki oli 18 TPO. TPO on siis days post ovulation ehk siis väga vara, et mul oli selleks hetkeks juba HCG üle 2500 ja praegu on mul 16 TPO on ju ja HCG on alles 240. Et nagu et iga rasedus on erinev on ju, let's try to keep that in mind, aga samas on see väga hirmutav ka, et miks mul nagu, miks on nagu Bailey ja Luna raseduste ajal HCG nagu tegi ja praegu ta nagu tõuseb ilusti, ma olen väga tänulik, et ta tõuseb ilusti, aga ei tõuse jällegi nii palju. Et eks ole näha, et selle kolmanda rasedusega, mis mul katkes, sellega oli näiteks kohe näha, et esimene HCG, mis ma andsin, oli 10, 48 tundi hiljem oli 27 ja siis sellest uuesti 48 tundi hiljem oli 44, et ta tõusis 48 tunniga 27-lt ainult 44 peale, ehk siis ta isegi kahekordistunud. Ja selle kolmanda rasedusega oli siis ka see, et üks hetk, kui ma olin arvutanud, et rasedus peaks olema nii kaugel, et see Clear Blue peaks juba ammu näitama 3+. Ta nagu näitab HCG järgi, ma jätan see pildi, mis need nagu HCG väärtused on. Ja see näitas ikka veel 2-3. Nii et siis ma nagu teadsin ka, et et HCG ei ole nagu tõusnud vahepeal piisavalt, et see nagu suht seisab ühe koha peal. Ja siis läkski juba ainult 3-4 päeva mööda, kui see rasedus juba katkema hakkas. Aga praegu testid lähevad vaikselt tumedamaks ja me lihtsalt loodame parimat. Me nüüd varsti liigume Tartusse tagasi ja siis ma teen ilmselt reedel uue vereanalüüsi. Täna on siis esmaspäev, et jätan jälle nii-öelda nagu 5 päeva vahet, et oleks siis 2 korda 48 tundi. Et kui täna oli jällegi 240, siis ma saan teha matemaatikat, ainult kolmapäevaks peaks olema nii kõrge ja reedeks peaks olema nii kõrge, et ma kohe kolmapäeval ei taha minna, et mul ootus on see, et kui ma reedel lähen, siis ta on peaaegu 1000-ni peaks olema tõusnud.
Nüüd sajab õues juba vihma, ma loodan, et see väga ei häiri, aga ma sain oma jäätise. Tegelikult lähme ühele sünnipäevale ja ma käisin sünnipäevakinki ostmas ja ma tulin, võtsin ühe jäätise Hessist. Aga tähtaeg siis peaks olema aprilli keskel, aga kuna mul on väga kõrge preeklampsia risk, siis ma ei taha isegi mõelda veel selle peale, kui palju varem see laps võib sündida, kui kõik nüüd hästi läheb. Aeg on mul siis pandud Tartu Ülikooli kliinikumi raseduse tuvastamine. See on mul siis septembri alguses. Ja ma lähen seekord täiesti uue ämmemanda juurde. Ta peaks olema ülihea ämmemand. Ma olen juba eelmist rasedustega tahtnud ta juurde minna, aga tal on ajad alati täis. Nii et seekord ma siis sain ta juurde aja. Ma tahtsin küll tegelikult juba nädalake varem minna, aga ei olnud enda juurde, keda ma tahtsin, nii et ma siis võtsin tema juurde aja ja ootan siis natuke rohkem. Aga ma üritan praegu ikkagi päeva korraga võtta ja loota, et kõik on hästi, lihtsalt loota ja oodata ja päev korraga edasi minna. Ja praegu mul ei olegi midagi rohkem update'ida. Kõik vist sai nagu räägitud. Kui vahepeal just midagi ei toimu väga, siis reedel räägime uuesti, kui ma saan teada HCG vastuse. No nii, aeg on siis uue update'i jaoks. Ma tean, mis on vetsus, et miks ma siin olen, kui te mõtlete, siis siin on kõige parem valgus. Mul tuleb siit otse valgust peale ja telefoni kvaliteet on parem. Kaamera hetkel laeb, nii et ma ei saa kaameraga filmida. Aga täna on siis reede 16. august ja ma käisin siis eile andmas uut vereproovi. Reaalselt vaadake seda sinikat, mis sellest järgi jäi. Tegelikult see ei ole ainuke, mul on ka siin üks sinikas, ma ei tea, kas te seda näete, ta on nagu siuke, ta ei ole nii tume, aga siin on ka üks sinikas. Mul võeti siis siit ja siis võeti ka siit ja siit. Siit ei saadud kätte, siit ei saadud kätte, siit ei saadud kätte ja lõpuks siit saadi, mul võeti siis 4 kohast verd. Ja see veri, mis nad sealt kätte said, seda verd tuli nii vähe, sinna siuksesse potsikusse tuli põhja mingi sentimeeter äkki. Muide, see oli päris hull. Aga ma andsin siis esimese vere eelmise nädala neljapäeval ja siis see veri oli 32, HCG oli 32. Järgmise ma andsin siis esmaspäeval. Oli 240 äkki. Ehk siis väga ilus tõus, väga ilus kasv oli. Ja ma algselt plaanisin anda siis uue vere reedel ehk siis täna. Aga kuna me lähme täna Muhumaale ja mõlemad autod on hetkel sõidus, siis mulle ei jäänud autot. Nii et ma ei oleks saanud täna hommikul käia. Ma oleksin muidugi saanud ühistranspordiga minna, aga siit meie juurest on see siuke päris tüütu, ülipikk maa, pluss ma oleks pidanud peili kaasa võtma. Ma ei tea, kuidas ta oleks vastu pidanud sellele, et me sõidame nii pika maa maha. Et ma mõtlesin, ma käin siis lihtsalt neljapäeval, et oluliselt vahet tegelikult ju ei ole. Ja neljapäeval pidi see HCG olema siis vähemalt äkki 700 midagi, ma täpselt ei mäleta, aga ma arvutasin, et neljapäevaks peaks olema, äkki oli 720 või 30 või no midagi 700, ühesõnaga oleks pidanud see HCG olema. Ja HCG oli 845 äkki. Et oli ka ilusti tõusnud. Ma praegu rohkem verd ei anna, nii et andsingi siis 3 korda. Et praegu rohkem ei anna. Teeme sellega väikse pausi. Et mul on, ma ei tea, poole aasta kodus olnud üks Clear Blue rasedustest, see nädalate oma, mis siis peaks näitama 3+, siis kui ongi HCG umbes 3000. Ehk siis ma nüüd saan arvutada, millal umbkaudselt peaks mul see HCG sinna üle 3000 jõudma. Et siis ma saan selle teha ja siis see nagu justkui võiks mulle ka näidata, et HCG on tõusnud vahepeal. Et siis ma nagu julgeks natuke rohkem hingata. Sest 3. rasedusega läksid mul testid lõpuks ka väga tumedaks. Aga kuna me olime välismaal, siis mul ei olnud väga mingit varianti
teha veretesti ega midagi, et ma lihtsalt lootsin parimat ja kui ma Eestisse tulin ja tegin selle Clear Blue nädalatega testi, siis see näitas ikka veel 2-3, kuigi mul oli 6 nädalat, nii et see oli nagu märk, et HCG ei ole vahepeal tõusnud üldse. Et see 2-3 oli mul juba nagu mitu nädalat. Et siis ma nagu ka teadsin, et ei ole see HCG väga ilusti tõusnud kuskile ja siis ta suht kohe hakkaski juba ära katkema. Nii et natuke siis praegu ootan, üritan rahulik olla, üritan positiivselt mõelda, loota, et kõik läheb hästi, et kõik on hästi, et see väike terakene kasvab seal praegu ilusti, et temaga on kõik hästi, et me jõuame seekord elusa sünnituseni, et see rasedus ei katke ja nii edasi. Ma tegin täna veel ühe rasedustesti ka, ma arvan, et see on viimane, mis ma teen, sest et pole tegelikult ju mõtet edasi teha. Siin see on, ma ei tea, kui hästi te siit näete. Miski pärast ei taha väga ära fokusseerida, aga see on tegelikult paar tundi seisnud ka, et näha on, et see on siis kontrolljoon nii-öelda ja see on siis testi oma. Et see testi oma ei ole nii tume, kui on kontrolljoon, aga ma olen aru saanud, et need on üldse mingid väga imelikud testid, mis ma teen, et mul ei ole neid enda, mida ma tavaliselt kasutan, nii et ma lihtsalt olen pidanud nendega leppima. Aga 2 triipu on ilusti näha. Tere, Keili! Kas sina oled Kiisu? Kiisu. Kas sa oled Kiisu arst? Kiisu arst. Tere, Kiisu arst! Mina olen siin. Sina oled siin või? Päris lähe või? Kas sa tahad sellist võtta? Muidugi ma tahan sellist võtta. Kas sa paned pea ümber? Sina paned. Mina panen või? Kuulame, kas sul süda lööb või? Valmis? Tuks. Mitte ainult tuks. No nii, mul jäi vahepeal filmimisele väga suur paus sisse. Me olime haiged, lasteaia alustamine, uuesti haiged ja nii edasi. Aga mul on nüüd piisavalt okei olla, et ma saan filmida. Seega ma istusin siin nüüd mugavalt oma voodisse maha. Ja mõtlesin, et ma siis räägin, mis edasi sai sellest hetkest, kus me viimati pooleli jäime. Ehk viimased klipid olid siis sellest, kui ma olin käinud verd andmas ja sain oma HCG tulemused. Mul on nüüd siin telefonis, mul on siit lihtsam vaadata. Edasi oli siis nii, et me läksime Muhumaale ja te vist kõik teate neid Clear Blue rasedusteste, mis näitavad rasedusnädalaid ka. Need siis näitavad 1-2, 2-3 ja 3+. Ja selleks, et igat seda nädalat näidata, on siis kindel HCG vahemik nii-öelda, et mis HCG-st alates ta näitab siis nagu mis nädalat nii-öelda seal ekraanil. Ja selle 3+ nädalaga on siis see, et selleks peab olema HCG vähemalt 2800 umbes. Seega ma arvutasin siis välja, et millal mul peaks olema HCG umbes 3000 ja sellel päeval tegin siis selle Clear Blue testi ja ta näitas ilusti. Ma jätan siia siis pildi ka, et täpselt siis kui pidi sain ma sellelt Clear Blue testilt 3+, mis oli nagu siuke suur kergendus lõpuks, sest et 3. rasedusega me ei jõudnudki nii kaugele, et HCG ei tõusnudki kunagi nii kõrgele, et see väike loode nii-öelda lõpetas kasvamise juba palju varem, et oligi tekkinud ainult lootemuna, nii et siis kui ma seda 3+ nägin, siis oli korraks siuke väga hea. HCG on ilusti tõusnud, me oleme nagu sellest kohast möödas, kus me nii-öelda eelmine kord nagu kehvasti läks. Ja üks hetk, kui me siis tagasi tulime sealt Muhumaalt, mul tekkis lihtsalt siuke imelik kripeldav tunne, et kas kõik ikka on hästi, sest mul ei olnud selleks hetkeks alanud on mitte mingisugust hommikust iiveldust, mis mul tavaliselt on alganud 6. nädalal umbes täpselt. Seal 6. nädala alguses on mul alati tekkinud see jube hommikune iiveldus. Ja ma mõtlesin, et ma tahan ikkagi veel verd anda. Ma tahan näha, kas see number tõuseb. Ja enne kui te mind charge'ite,
ja ütlete, et miks sa käid nii palju verd andmas, see tekitab ainult stressi juurde, bla bla bla, ma ei suudaks. Iga inimene on erinev, okei. Mõne jaoks on stressivabam see, kui ta ei käi kordagi verd andmas. Et ta saab selle positiivse rasedustesti, ta ei tee enam mitte ühtegi testi, ta ei anna mitte ühtegi verd. Tema jaoks ongi kõige lihtsam see, kui ta ootab oma ämmaemanda aega ja ongi kõik. Väga tore, aga mina ei ole see inimene üldse. Mina olen see, kes iga hommik käib ja teeb selle testi, et ma näen, et see joon on tumedam, mu süda on rahulik. Järgmine päev uuesti, ma näen, see joon on tugevam, mu süda on rahulik. See on see, mis on minu jaoks nii-öelda kõige stressivabam variant. Samamoodi see vere andmine. Kui ma annan selle vere, mõne jaoks on see nii stressirohke, issand, kas see on tõusnud, mis siis, kui ei ole, äkki liiga vähe, bla bla bla. Minu jaoks on see variant, mis aitab mul nii-öelda nagu ratsionaalseks ja rahulikuks jääda. See, kui ma näen seda tõusu, see on minu jaoks see kindlustunne, et see väike loode kasvab, kõik on hästi, nagu teoorias, eks. Et see on nagu see, mis minule meeldib teha, mis mulle tekitab seda südame rahu, arvestades kõike, mis meil olnud on. Et see on lihtsalt see, kuidas mina nagu ennast kõige paremini tunnen, eks. Nii et läksin siis uuesti verd andma. Ma jätan kõik need kuupäevad ja mitu päeva nendel testidel ja asjadel vahet oli. Jätan kõik ekraanile, sest ma neid peast ei mäleta. Aga läksin siis verd andma, sest et mul ei olnud sümptomeid tekkinud, nagu ei olnud seda paha olla, mis mul alati on. Nii et ma hakkasin veits muretsema, et kas kõik ikka on hästi. Ja läksin, andsin verd ja veri oli 6867. Ehk ta oli kõvasti tõusnud, aga kui mõelda sellele, kui suur vahe oli siis sellele Clear Blue 3+-il ja sellel 6800, siis see tõus, mis seal oli tegelikult päris madal. Ehk siis kui ma selle HCG vastuse sain, siis ma ausalt öeldes olin korra päris mures. Miks? Sellepärast, et jah, HCG ei pea enam nii suure numbri juures kahekordistuma iga 48 tunni tagant. See on okei, kui ta kahekordistub iga 3-4 päeva tagant, aga see tõus oli ikkagi üpris madal. Nii et siis ma paar päeva sain muretseda ja siis ma läksin, andsin oma kõige viimase vere. Lihtsalt, et näha, kas ta ikkagi tõuseb sealt 6000 edasi, kuna ta oli üsna nagu vähe tõusnud. Ja siis see veri oli, ma ümardan praegu, oli 13 000. Ehk et väga okei. Nii et võib-olla oli seal vahepeal 3000 ja 6000 vahel lihtsalt mingisugune hetk korraks, kus see HCG nii palju ei tõusnud, aga samas sealt 6800 pealt 13 000-ni tõusis ta jällegi täpselt nii, nagu ta oleks pidanud tõusma, nii et siis ma jälle rohkem ei muretsenud. Ja paar päeva pärast seda, kui ma selle viimase veretesti tegin, oligi siis ämmaemanda esimene aeg. Ma igaks juhuks ütlen ka, et ma tegin neid vereteste Synlabis. Mulle meeldib Synlabis kõige rohkem. Confidos on ka see võimalus, aga miskipärast mulle on Synlab nagu mõnusam olnud. Ma saan sealt sisse logida ilusti, näha oma tulemusi kohe umbes täpselt niimoodi, et ma näen selle tulemuse niimoodi kohe ära, mis on minu jaoks väga mugav, väga lihtne. Ja ühesõnaga, edasi oli mul siis ämmaemanda aeg ja see oli selline ämmaemanda aeg, mille ma olin endale ise pannud. Ma olin selle pannud nii-öelda siis tasulise ajana Confido kliinikusse. Miks? Väga lihtsal põhjusel, sest et see ämmaemand, kelle juurde ma tahtsin Tartu Ülikooli kliinikumi minna, tema juurde ma sain alles esimese aja septembrisse, kas 5. september oli äkki. Ja selleks hetkeks oleks mul rasedust olnud juba 7+5 või isegi 8 nädalat. Seega ma olen alati käinud esimestel visiitidel seal kuskil 6+4, 6+5, et näha, et see loode üldse on õiges kohas. Ma ei ootanud üldse mingit südametegevust, aga lihtsalt mulle meeldib käia seal 6. nädalal, et lihtsalt näha, et nagu kõik on vähemalt õiges kohas olemas, et see ei ole mingi emakaväline ega midagi muud, lihtsalt, et kõik on nagu okei. Ja panin siis Confidosse ämmaemanda aja tasulise. Seal siis käisin kontrollis, kõik oli okei. Loode vastas ilusti täpselt
nendele nädalatele, mis ta pidi vastama. Ja Confidost sain ma ka pildid. Kõigepealt sain ma siis sellise ühe pisikese pildi, kus on siis loodet näha. Siin see ei ole vist kõige parem pilt, aga siin all on siis see lootemuna, natuke udune ja siis see siin ise on loode. Hästi pisike pilt, hästi halvasti näha. Ja ta vastas siis 6+5 nädalatele täpselt nii, nagu olekski pidanud. Ovulatsiooni järgi oligi mul sellel hetkel täpselt 6+5. Nii et ta oli täpselt õiges suuruses. Ja siis ta vahetas selle paberi ära, sest see oli viimane paber ja siis ma küsisin, kas ma ikkagi saaksin need pildid ja läks ta uue paberi ja siis sain ma juba üks suurema pabeririba. Kuna Tartu Ülikooli Kliinikum üldse ei jaga paberi peal, siis ma olen väga õnnelik, et ma need Confidolt sain. Et siuke väike mälestus. Ja edasi oligi siis nii, et ootasin oma päris ämmaemanda aega nii-öelda sinna, kuhu ma siis arvele tahtsin minna ehk Tartu Ülikooli Kliinikumi. Kuna ma olen riskirase, siis minu jaoks ainuõige koht, et mulle on öeldud juba ka, et kui tulevikus lapsi tahad, siis elukohaks vali palun kas Tallinn või Tartu, et mujal ei saa mind nagu keegi piisavalt aidata. Nii et läksin siis lõpuks oma ämmaemanda vastuvõtule. Ma olen nii rahul oma ämmaemandaga. Ma olin tema kohta nii palju head kuulnud ja sellepärast seekord ka tema valisin. Tahtsin lihtsalt natuke vaheldust, et minu eelmine ämmakas oli ka väga hea, aga ma tundsin, et ma tahan puhast lehte, et ma valin endale uue ämmaka. Ja vaatas siis ultraheliga. Seekord ma kuulsin südametööd ka, et kui ma Confidos käisin, siis me lihtsalt nägime ekraani peal, kuidas see süda seal nagu põksus on ju, aga ta ei pannud nagu seda häält peale, ehk siis ma lihtsalt nägin, kuidas see süda nagu seal lööb, aga ma ei kuulnud. Aga seal minu ämmaka juures ta siis pani selle südame nagu põksuma ka nii-öelda, et me kuulsime, kuidas ta tuksub ja ma hakkasin seal tooli peal lihtsalt lahinal nutma, nagu konkreetselt. Võite ette kujutada pilti, kuidas ma laman seal selle tooli peal, kuidas mu ämmakas on selle ultraheli wandiga, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, vaatab seal seda loodet ja ma lihtsalt nagu valan pisareid ja nutan kõva häälega. Et see oli siuke väga-väga emotsionaalne hetk, aga mu ämmakas oli nii tore. Ütles ka kohe, et ei ole üldse hullu, et nii peabki olema, see on väga okei, et lasegi kõik oma emotsioonid välja, et ilmselgelt sul oli väike pinge selle pärast, bla bla bla, on ju. Ühesõnaga nii tore ämmaemand. Ja edasi me siis vastasime need küsimused kõik ära, mis nad sealt kõik alati küsivad. Ja siis ta pani mulle terve hunniku järgmisi aegasid. Me panime 2 nädala pärast aja uuesti tema juurde. Sest et ta ütles, et ta saab aru, et minu esimene hirm ilmselgelt praegu on see, et rasedus võib katkeda, kuna see on mul juhtunud, et praegu ma kardan rohkem seda kui preeklampsiat ja ma olin nagu, et jah, see on tõsi, et ma jõuan veel preeklampsia pärast hiljem muretseda, kui see aeg käes on, aga praegu ma muretsen selle pärast, et see loode jääks püsima, et see ei katkeks, et ta kasvaks muudkui edasi. Ja siis ta pakkuski välja, et kas ma tahaksin tulla tema juurde juba varem, mitte alles pärast Oscarit, sest tegelikult on ette nähtud nii, et sa käid seal esimesel visiidil, seal kuskil 6, 7, 8 nädalal ja siis sa kohtud oma ämmaemandaga alles pärast Oscarit, mis on siis 12+ nädalal. Ja ma ütlesin, et jaa, loomulikult, nii et järgmine aeg on mul siis 9. rasedusnädalal, rohkem sinna 10 kanti ikka, jah, 9+6 äkki või midagi siukest. Et kohe-kohe on see aeg juba tegelikult praegu käes sellel hetkel, kui ma seda filmin nädala aja pärast täpselt tegelikult. Et siis me teeme uuesti ultraheli, et näha, et see loode on ilusti kasvanud. Räägime juttu ja ta pani mulle siis ära ka Oscari aja, mis on oktoobri alguses ja siis on mul ka tema juurde juba järgmine aeg. Ja lisaks pani ta mulle siis aja ka naistearsti vastuvõtule juba oktoobri lõppu, et leida siis mulle sobiv naistearst, kes saab mind ka jälgida, kuna riskid on päris suured. Et siis ma olen juba nii-öelda varakult ka naistearstiga tuttav, kes minuga siis nii-öelda tegeleb. Ja novembrisse panime igaks juhuks aja ka raseduskriisi nõustaja juurde. Ma küll ütlesin,
et ma hetkel ei tunne selle jaoks vajadust, aga ma siiski nõustusin, et las see aega olla seal, et võib-olla novembris mul juba nii-öelda on asja sinna, et kuna järjekorrad on niikuinii pikad. Nii et panime selle aja ära ja leppisime kokku, et ma võin alati ära tühistada, kui ma tunnen, et ma ikkagi üldse ei taha minna, aga las see aega olla, et see ei tee midagi halba, et kui ma tunnen, ma tahan minna, siis ma lähen ja kui ma ei taha, siis ma ei lähe. Jõudes siis tänasesse päeva, kus ma täna olen, täna filmin, on mul tegelikult 9 nädalat vist täis tänase seisuga äkki, ma arvan. Nii me oleme juba päris kaugele jõudnud. Nii et nädala aja pärast on mul siis ämmaka aeg ja siis mul ongi umbes 10 nädalat. Ehk siis Oskar on mul seal natuke pärast seda 12. nädalat, et rohkem ehk sinna 13. poole, aga suvas on täitsa okei, 11–13, nüüd seda enam-vähem tead. Sümptomitest siis kiirelt nii palju, et mul on kogu aeg väga paha olla. See on minu põhiline sümptom, see on mul iga rasedusega, et kui ma juba vahepeal mainisin ka, et ma olin mures, et miks mul ei ole paha olla, siis no worries, see paha olla tekkis. Lihtsalt tekkis nõks hiljem kui eelmiste rasedustega. Aga see on täiesti olemas, see on samamoodi nagu alati. Et põhiline sümptom on see, et mul on kogu aeg väga paha. See on ka see põhjus, miks ma olen sotsiaalmeedias vähem aktiivne. Ma üritan iga päev lihtsalt ellu jääda. Lisaks me oleme haiged ka. See nohu on kestnud üle nädala ja mul pole kunagi vist olnud nii pikka nohu. Et tavaliselt on see, et kui sa selle nohu saad, siis esimesed 2-3 päeva ta on siuke vedel ja nagu voolav, mis on see kõige nakkavam. Ja siis hakkab nagu vaikselt siukseks nagu tahkemaks muutuma, kuni lõpuks kaob ära, on ju. Aga me oleme haiged olnud juba 8 päeva. Meil on 8 päeva olnud seda voolavat, nakkavat nohu. Ja ma ei tea, millal see üle läheb. Nii et see teeb seda kogu olemist nagu veel hullemaks. Aga ma rohkem praegu ei jutusta. Ma arvan, et ma sain need kõik tähtsad jutud hetkel räägitud. Et kuidas see HCG tõusis, kuidas esimesed ultrahelid olid. Et lode muud kui vastand ilusti suurusele igal pool, kasvab hetkel vuhinal, et need suurused muutuvad ka nii palju, et kui ta 6+5 nädalal oli 0,7 sentimeetrit umbes, siis 7+6 vastas ta viimasel minu ämmaemanda visiidil, oli ta juba 1,5 sentimeetrit, et see vahe on nagu nii suur. Siin on pilt ka sellest, kui ma käisin oma ämmaemanda juures, siit on väga ilusti näha, kus on siis see loode ja siis siin üleval on loote muna ilusti ka näha. Et nad nagu kasvavad alguses nii ruttu, mis on nii lahe. Aga ma hakkasin jälle liiga palju jutustama. Ma olen nii tänulik, et sa seda videot vaatasid. Ma olen üsna šokeeritud ka sellest, et ma ükspäev piilusin oma YouTube'i ja mul on nii palju uusi subscribereid tulnud. Reaalselt 950. Ma olen nii lähedal sellele, et 1000 saaks täis. Ja nii naljakas on mõelda, et ma alustasin YouTube'iga lihtsalt sellepärast, et see mõte tundus mulle lahe. Ma tahtsin nagu proovida ja nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, et ma päriselt ostsin kaamera lõpuks, mis siis, et ma esimesed mingi 1,5 aastat filmisin telefoniga ja teid on nüüd nii palju tekkinud, et see on siuke tunne. Aga ma panen selle kaamerakese kinni nüüd. Aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et sellest videost oli sulle kasu. Ma loodan, et seda oli tore vaadata. Sa said natuke targemaks. Ja me kohtume sinuga juba varsti. Ma arvan, et siis, kui mul on olnud ära järgmine ämmaemanda visiit, vähemalt rasedusteemalise video koha pealt. Ma siiski loodan vahepeal midagi muud ka filmida, kui mul natukenegi on rohkem inimese moodi olla. Vahest tekivad need üksikud hetked, aga kui ei, siis järgmise rasedusteemalise videoga kohtume me suga siis, kui ma olen ämmaemanda visiidil ära käinud. Nii et jätta aga like, subscribe'i, vajuta seda punast nuppu. See aitab mind nii palju ja näeme juba järgmises videos. Tšau!